mis me oleme teinud siin mitme firma peale nüüd, siis me täna oleme istunud aastast 2008, siis kogu meie infosüsteem on olnud Navisionis Microsofti toote peale. Nüüd selle aasta algusest läksime üle, ostsime tähendab Axapta ja me oleme kogu selle aasta nüüd arendanud ja Tammer läheb novembri lõpus laivi ja Estangiga lähme uue aasta alguses laivi. Viime kogu oma infosüsteemi Axaptasse, oleme seda kõvasti juurde arendanud, võtnud omale mai arendaja palgale eelmise aasta keskelt juba, kes siis eelkõige tegi selle auditisüsteemi ära ja vaatasime, et missuguse infosüsteemiga üldse edasi minna. Siin olid laua peal nii monitori kui siin väga SAP, ütleme, me kõrvaldasime kohe, et see on nii keeruline ja kallis, eks. Aga monitor oli ka Rootslast oma üks täitsa arvestatav, aga me läksime üle ikkagi Axaptale ja siis on avatud süsteem ja saame seda kogu edasi arendada. Miks Axapta või? Üks oli see, et me saime Navisioni tehtud investeeringud üle kanda sinna, rahalise poole pealt. Teine on see, et Axapta on avatud süsteem ja kuna me võtsime endale palgal, ma arvan, Eesti ühe parima selle ala inimese, siis meil on praktiliselt projekt järgmiseks 5 aastaks. Kuidas me sisemest arendame seda, me tahame sinna viia kõik absoluutselt algusest lõpuni tootmised, raamatupidamised, müügid, eelarvestused, kõik ühte süsteemi. Ja me oleme sinna ostnud juurde veel 2 lisamoodulit, üks on nagu Rapid Value, mis on just nagu meie teada Euroopas täna 2 tippprogrammi, mida kasutavad Inglismaa ja paljud muud maad just projekti keskse tootmisel. Kõik need ERBid on väga kihtid, kui sa teed midagi seeriat. Rahuldavad algusest lõpuni. Nii kui sa lähed projekti keskse tootmisega, nii on sein vastast tihti. Ja sellepärast me nüüd nagu olemegi need lisamoodulid sinna ostnud, et kõik nagu juhtimisstruktuurid ka lähevad nagu süsteemi, kõik praktiliselt algusest lõpuni nagu. Aga see ei käi üle, nii et siis me vaikselt tasapisi lähme, arendame, me oleme seadnud eesmärgiks, et kõik me ettevõtted oleksid nagu ühel baasil, kontoplaanid, asjad ühtlustame, kõik tootmise planeerimised proovime kokku ühtlustada. Ja nüüd paar kuud tagasi võtsime ka ühise finantsjuhi endale, sest et me räägime lihtsalt, et need numbrid lähevad juba nii suureks, et meil on vaja ühtset sellist lähenemist ka kogu finantspoliitikale. Pere on olnud siin nagu taga ja lapsed on nagu andnud selle tabroo, et nemad on nagu huvitatud ja nõus seda jätkama, seda reaalselt ma olen tegevjuhtimisest ju tagasi tõmbunud ainult nõukogu ja juhatuse tasandil. Et see ongi just see, et miks me nagu näeme selles asjas, et kui nad tõesti on nagu koos pereettevõtted, mis siis jätkavad seda liini nii kaua, kui siis juba järgmine põlvkond või ülejärgmine põlvkond seda soovib teha. Kuidas teil nüüd sellised suuremad nagu tellimused tulevad? Kuidas see müügiprotsess üldse, et kas nad tulevad läbi soovituste kuidagi, ütleme ekspordil suunalt need tellimused? Te peate ise kõva kurja vaeva nägema, et neid töid nagu saada. No meie müük on ikka B2B, kõik ikka ja meil on kuskil 80-85% on püsikliendid. Ehk siis täna meie suurimad kliendid on veel nagu Soome, suured energiasektori ehitajad. Kui sa korra ühe projekti kellelegi teed, nendele sisseminek on tavaliselt väga keeruline. See võtab aastaid. Kui sa ühe uue kliendi, nagu tõsise kliendi ette võtad, siis kui sa saad aastaga nagu esimese tellimuse kätte, siis on ülihästi läinud. Tihti läheb 3 aastat, nagu, et sa kogu aeg räägid, et ma ei ole kaamel, sa võid referentse kogu aeg edasi. Ja meil oli isegi nii, et me tegime survemahutuid juba aastaid, 10-15 aastat. Ja me läksime samadele klientidele müüma torusoojusvaheteid, mõtlesime, et mis seal siis ikka usaldavad, eks. Me võtsime Soomest spetsialisti tööle konkurendi juurest endale, eks. Ja meil läks sisuliselt 3 aastat ennem, kui me saime hakatud neid müüma neile samale, juba teadaolevatele usalduse võidetud klientidele. Mis see takistus on? Seda toodet polnud ennem. Seda toodet ei olnud ja ütleme... Ja seal on... Varsti, et te lihtsalt ei suuda tarnida ja valmis teha. Seal ütleme, et see toode on sellest kogu nende jaamast nagu nii väike osa, nagu meie jaoks ta on kallis toode, siin maksab üks soojusvaheti võib-olla 300-400 000. Kogu sellest protsessist ta on nende jaoks nii väike toode, aga kui see tuksi läheb, siis kogu jaam seisab. Nad ei võta mitte mingisuguseid riske sellega. Tal ei ole mõtet selle pärast. Aga võib-olla on õige koht märkida ka, et Soomes meil on ka 3 inimest, kes meil pidevalt nagu on seal kontoris. Lahtis on meil oma kontor. Meil on 3 soomlast on palgal ja üks nendest on siis härrasmees, kes siis Raigo omal ajal 96 alustas ettevõtet. Oli Soome ettevõtte nagu juhataja seal. Ja aastast 2000 tuli siis nagu meie palgale tagasi. Tema know-how, kogu elukogemus sisuliselt.
müügi. Tegelikult peaks ka, kui sa tahad näiteks kuskile Norra müüa, sa pead sinna mingi väikse kas või kontori tegema, mingi kohaliku Norraka võtma ja tema siis suhtleb klientidega, mitte et sa siit otse hakkad ilgelt nagu prõmmima. Eks ta kõige varem on selles mõttes, et me Soomeski näeme, me oleme nagu arvame, me oleme hästi lähedased soomlastega, eks. Aga kui läksid esimest korda meie Soome müügimehega kaasa sinna Soome, meie oli marjunud, eks ju, ehitustel ka eriti, 5 minutit teeme kähku lepingud ära, kirjutame alla, lähme laiali. Mingi lihtne mahuti, teiselt pool lauda tuleb mingi 7 kõrgepalgalist inseneri, projektijuhti, osakonna juhatajat ja terve päev räägitakse ühest mahutist. Ma võtsin toolist kinni, niimoodi mõtlesin, et lõpetage ära, palun, lähme laiali. Ja siis neil on hoopis teine stiil, nad räägivad põhjalikult läbi ja ühe korra teevad. Me teeme mitu korda ja siis parandame, eks. Kui palju seal, ütleme, välisturul sellist nagu sellist small talk'i on vaja teha või ütleme siis nagu rääkida mitte asjast või nii-öelda sõbraks saada või nii-öelda saunas vihelda või siis ütleme see teema, et oskad seda kommenteerida? Üstus kõik, mis maal sa oled, tegelikult ju äri teevad inimesed, mitte firmad, eks. Ja nii lihtne see ongi, Ja ikka see, eks ta kõik hakkab peale, esimesed külaskäigud, siis auditeerimised ja kõik järjest. Meil on näiteks sellel aastal on olnud 7 kliendi auditit nagu, mis siis, et meil on terve see sein on ju sertifikaate täis seal, eks. Sisuliselt keevitusstandard, ISO, õlitööstuse standard, ASME uusstämp, mis on Euroopa, Aasia turud, eks. Venemaa valmistused, kasutusele võtt, uus 1090 nüüd sertifikaat, eks. Niikuinii klient tuleb ikka, teeb oma auditi, meil on need 7 tükki ja eile oli 8. 1-3 päeva olenevalt kliendist käivad läbi paberid, üks on paber ja teine on see, ta läheb koha peale alla, vaatab, kas tegelikult ka see asi on niimoodi, et me kogu aeg nagu meeskonnale ka ikkagi ütleme, et me ei müü mahuteid, me müüme tegelikult usaldust, et tal on vaja saada konkreetne korralik toode õigeks ajaks. See on sama, mis Sõõrumaa ütles ka, et minu äri on usalduse müük. Ongi kõik väga lihtne. Tegelikult see firma tugevuse ju näitabki see, kui midagi juhtub, et kuidas sa siis reageerid, et ma ei ole veel ühtegi firmat näinud, kellel probleeme ei ole, et küsimus, et mis sa siis teed, kui probleem tuleb, eks, et see on. Korra küsimus oli, et siin ennem ka, et kas me mõtlesime ka, et keegi meie ees selle halli probleemi ära lahendab. Jah, me alustasime sellest, on ju neid investeerimisfonde, kinnisvaravonde ja kuidas siis nende loogika käib, on fond võtab tasuvusajaks 10 aastat. Võtab pangalaenu peale, lükkab intressid peale, oma provika peale ja 10 aastaga tahab oma tootluse tagasi saada, eks. 100% tagasi saada, peale seda sa maksad nagu tema kinni makstud asja edasi nagu. Kuna meil siis ei ole vaja Google börsile raporteerida mingeid väga ilusaid numbreid, siis ei ole lihtsalt mõttekas ja me tahame nagu pikaajaliselt olla jätkusuutlikud, eks. Siis me vaatasime, et me ei lähe seda teed, et paremini ehitame ise ja vaatasime, et kui pangad annavad laenu, tulevad taha, siis sisuliselt kinnisvarafirmale sa maksad sama ja maksad tema provika veel peale sinna kõik, eks. Sellepärast me seda teed ei läinud. Täpselt samamoodi oli ennem seda eelmise halli ehitust. Äripäev kirjutas, et Eston hakkab ehitama, aga meil otsust ei olnud veel siis. Et me üldiselt teeme oma otsuseid Äripäeva info põhjal järelikult. Järelikult on usaldusväärne info. Võtsin peadevõtja, andsime talle projektid ja aga mida me siis avastasime on see, et ega kui me ei ole selle projekteerimise ehitusega ise nagu igapäevaselt seotud, siis me ei osanud projektist ikka väga palju asju välja lugeda. Et kui sa hakkad ehitama, vaatad, et huvitav, et kas tõesti mõtlesime nii, et ei, palun muudame kiiresti ära. Ja nagu peadevõtjaga ikka on, et iga uks, mida sa juurde paned või ära võtad, maksad tal ikka selle eest, eks. Kui ei ole just mingid väga häid lepinguid tehtud, aga ja nii see oligi, siis me seal aga kõik oma muudatused maksime ka kinni peadevõtjale, eks see oli oma viga, oleks võib-olla osanud paremini lepinguid teha, oleks võib-olla olnud ka parem see, aga nii see ülekulu meil läks sinna ja me siis vaatasime, et ega peadevõtjal ja tal ei olegi nagu ju motivatsiooni tegelikult kaasa mõelda, miks ta peakski minuga kaasa mõtlema, eks. Ma ei saa teda eeldada, kogu sääst läks peadevõtjale tol hetkel. Ja siis järgmise etapis me tegime siis juba oma mõtetes muudatusi ja peadevõtt minu hinnangul, see on nüüd minu isiklik arvamus, on väga hea töövõtuviis siis, kui sul on perfektsed projektid algusest lõpuni valmis. Paned lauale, ütled, palun mulle see asi, tuhid oma käed puhtaks ja lähed, võtad võtmed vastu. Aga tootmises, kus sisuliselt sa kogu aeg mõtled ise kaasa, arendad kaasa, teed jälle midagi enda jaoks paremaks töö käigus. Siis on see teine etapp projektijuhiga ehitamine nagu parem.
nii palju ma öelnud vahele, et see tõesti pani seda otsust eelkõige muutma peatöövõtjaga tegemist on see, et just need säästud, mis see säästupool, mida me siis nagu ise tingisime või ka mis tuli siis meie soovide muutusest. Sai üritatud nagu kohe, et no teeme siis vähemalt tasaarvestust, vähemalt osaliselt jagame kas või siis mingil moelgi seda, eks ole. Siis see nõnda öelda jäik suhtumine oligi see, mis pani nagu mõtlema, et need, mis tulevad meil lisa, et siis need me peame kindlasti kinni maksma, aga kui midagi tuleb säästud ikkagi suuremad numbrid, siis need on ikkagi peatöövõtja. Jah, seda annab ka muidugi paremini lepinguid teha muidugi.